Kui aeg oleks pikalt, võiks istuda maha, jääda seda vaataks. Aga kuna me tahame olla päiksetõusuks, seal, kus seda on kõige parem vaadata, loodame, et vahepeal pilved laiali ja see on nimelt sealpool, mähu otsas. Siis meie siia täna väga pikalt ei jää. Aga samas, mis siin kätte paistab? Kätte paistab kõigepealt nagu päris pea Poolsaare Põhjarand ja enne Kuissaar suurt väärtust ei tee, kuis ainult selleks, et kedagi tagant järele oodata. Ja peale Kuissaart sealt jõuab juba küla vahele välja. Ehk siis seal on juba käiguvahed väiksemad ja tähendab kõndimine edasi tuleb mööda liivaranda, mööda teid, aga hakatuseks mööda looduslikku mereranda. Põhja valge söö. See on vanarahva teadmine ja taipamine, et sel ajal enne jaanipäeva käidi tees ja lauldi kõigest, mida näha oli, kusjuures ükski laul ei tundunud piisavalt pikana, kui teed käia. Kui tavaliselt meie regilaulud tunduvad ootatult pikana, olete kusagil kontserdil või ükskõik Tormise laulegi kuulates. Aga kui olete teed käimas, siis on hämmastav, kui lühike iga laul on. Mis sina klähvid kutsake, mis sina klähvid kutsake. Kuni veel kuulda on üheskoos selle viisi meelde tuletada, et neid igasuguseid kutsika ja tuulelaule püüdke võib-olla ka lihtsuse mõttes selle sama viisi peal. Päike on tõeliselt loojas, majakas pilgus. Nii, et meie rett võib alata. Ja selle esimese laulu viis on siis niisugune. Ja ongi, jah. Aitüma otikene, aitüma otikene, meida teile saatemata. Meida teile saatemata. Astume nüüd niime meile. Astume nüüd Ane iidige. Ja Purekariga sulab kokku hobuloo. See on see esimene neem, millest mööda tulime. Ja nagu nimest mõista, siis alles hiljaaegu oli ta veel omaette väike saar ehk laid ehk lood, nagu siin kandis öeldakse. Ja edasi oli üks neemenukk veel, mida me üle kaela lõikasime, see Poerne neem. Ja Kuissaar on siin samas. Ehk see pikk riba. Ilmselt eks ta Kuivsäär ole algselt olnud. Ehk tasapisi kerkib temagi merest välja ja praegu on ta alatasa suuresti vee all, ehk pigem ka niuke karide rida, aga liivane maasäär on siia juba moodustunud. Ehk siis ütleme nii, nagu Purekari omal ajal hakkas Poolsaareks muutuma, nii Kuissääre Poolsaareks muutumine on parasjagu poolel teel. Seda nukk on ka Lambasäärena tuntud. No, lambad kadusid siit külast järk-järgult. Ehk siis nüüd on ta pigem jah mälestus lammastest, keda omal oli palju. Ja eks rannakarjamaadki
koos loomade kadumisega, eks nad kõik tasapisi kippu muutuma. Ja roostikud kasvavad, meri tormab, toob kuivand roogu endaga kaasa, ehk mööda neid roovalle me vahepeal muudkui käisimegi ja samuti toob adru kaasa ja mitte ainult maakerge ei kasvata maad, vaid meri kasvatab teda kummalisel kombel kah juurde. Võtab hoogu see toropilsa mänguhoogu, tuleb eluga tagasi, toob sügavalt välja. Tuule kõhus toodi tormiviisid, ja sõrmilisi. Ega keegi ei tulnud magama ja ega keegi tulnud kudema ja ega keegi tulnud, kõik tulid ju laulma. Peab siit ju edasi minema, esimene päike veel on kaugel ja esimene kuu on veel kaugemal. Lõi lummi
sai laevast lahti. Ei tule kodu, tahab sulle suud anda. Ei tule kodu, tahab sulle suud anda. Kenasti, 4-5 korda järjesti. Ilusti, kenasti, 4-5 korda järjesti. Naabri kuri tuli meile koju ja mind jala sellest hammustas. Naabri kuri tuli meile koju ja mind jala sellest hammustas. Ilusti, kenasti, 4-5 korda järjesti. Ilusti, kenasti, 4-5 korda järjesti. Ilus puhkes tegi ta seal rohuaia ja roosi kasti. Ilus puhkes tegi ta rohuaia ja roosi kasti. Puhket oli valmis saanud, siis istus Liisbet sohva peal. Puhket oli valmis saanud, siis istus Liisbet sohva peal. Ta ootas peigmeest tulemast, teab kel puhket viidi kinkima. Ta ootas peigmeest tulemast, kel puhket viidi kinkima. Koolööd oli mööda läinud ja kell 12 ära lõhkuid. Koolööd oli mööda läinud ja kell 12 ära löönud. Tõusis Liisbet ülesse, hakkas aias minema, siis tõusis Liisbet ülesse ja hakkas aias minema. Aga väravast tal vastu tuli linnast maale selli poiss. Aga väravast tal vastu tuli linnast maale selli poiss. Ta teretas ja andis kätt ja kutsus aeda tagasi. Ta teretas ja andis kätt ja kutsus aeda tagasi. Siis Maader istus sohva peal ja võttis Liisbeti põlve peal. Siis Maader istus sohva peal ja võttis Liisbeti põlve peal. Ja Maader püüdis suud tal anda, Liisbet lahti rabastas ja Maader püüdis suud tal anda, Liisbet lahti rabastas. Ei tühjaks naljast tulnud ma, tahtsin teile rääkida. Ei tühjaks naljast tulnud ma, tahtsin teile rääkida. Teie peigmees teise võtja, eile kell 3 laulatanud, et teie peigmees teise võtja, täna kell 3 laulatanud. See üleval nimetada aeg mere peal kala püüda või mõõda randa paadisõiduga oma leiba teenida. Nii pea kui see aeg, kelle peale see sedel on antud ümber on, peab Liisa Peerberg oma valda tagasi tulema vallapolitsei juurest ennast meeldima. Ja Palmse vallapolitsei nimel vallatalitaja ja loetamatu allkirja ja allkinnituseks jälle loetamatu allkiri või et seda pole pandudki Kihelkonna kohtu ära. Ja siin Palmse vallatalitaja pitsad ka veel. Esimene mootorpaat oli külas ost 1920, oli inimeste veos. Ja 28 tuli esimene kalapaat. Aga eks ta õnnetus juhtis igasuguseid seal Mäidu juures, kui ukses sisse minna paremat kätt oli kohe üks sõukruvi. Ja selle sõukruvi sai ta ühe mehe lese käest. Mees oli seal omal välja traali. Ja kõik aimasid, mis see pidi olema. Üks Voldemar Saarmani nimeline mees vedas omal ajal piiritust. Ja tollel oli korralik paat. Ja see oli läinud siis piiritusele järele ja jäänud kadunuks. Ja hiljem, paar päeva hiljem uhtus meri välja põlenud laeva. Aga jätkus siia. Ja no nii. On siit pidanud küll Rootsi Vene või kõige paremale õhtusele juures. Ja siin veel mille ka kuna võib maha lõhtu selleks, et saaks kauris paremini paugutada.